Tšau Motomelu vaatajad, seekord on kõige värskemad CF Moto ATV uudised teieni mina, Raiko Ausmees masinavärgist. Me oleme motohobi kutsel Lõuna-Prantsusmaal, kus eile õhtul tõmmati imeilusas kuurortlinnas Nitsas katted maha CF Moto 4. põlvkonna ATV-delt. C4, C5 ja C6 ja kui ma ütlen uus, siis ma mõtlen ka täiesti uut põlvkonda, mitte lihtsalt moodsamat plastikut. Nende ATV-de nimed viitavad mootorimahtudele, aga meie alustame disainist. Moodne, silmatorkav ja tegelikult ka futuristlik, sest seal ees on selline maatriksitena LED-lahendus. Lisaks sellele ägedale disainile on nad kõik saanud endale ka uued mootorid ja variaatorid. Näiteks C4 mudelil on nüüd 33 hobujõudu, mis on 7% rohkem ja tegelikult on ka vääne kasvanud lausa 11%. Ja kui me räägime C5-st, siis sellel on lausa 39 hobujõudu ehk 5% rohkem kui tema eelkäijal, aga väänet lausa 30% rohkem. Ja kui ma jätkan numbritega, siis tegelikult see C5 on 33% võimekam eelmisest mudelist ja ta jaksab vedada rohkem kui 600 kilogrammist haagist. Tänane sõidupäev on olnud ATV sõbra tõeline unistus. Kõik 3 erinevat versiooni ja siis veel lühemad, pikemad on meie jaoks olnud proovida. Ja C6 juures peab kindlasti rääkima E-Shift käiguvahetusest, käiguvalitsast. Sellepärast, et tavaline klassikaline kang, seda temal enam ei ole, vaid on siin lüliti. Mega, hull eepiline asi. Ja seda E-Shifti saimegi siin samas Järsu nõlva peal hommikul proovida, kus jäid kallaku peal seisma ja said katsetada, kui lihtne on teda siis opereerida. Ja kuna ATV, ükskõik milline neist on väga oluline töövahend, siis seda meile ka siin väga palju demoti. Me saime näiteks sahaga kruusa kokku lükata ja kohal oli muidugi Eestimaa au ja uhkus ehk siis Iron Baltic haagised, mida me maastiku peal vedasime, millega me seal manööverdasime. Selle sahaga lükkamise käigus sai selgeks, et C6, see uus nupulahendus ja just, et vintsi nupud on toodud su pöidlale lähemale, ülimugav kasutada. Maastikusõidu osas ma ütleks, et väga positiivne oli see, et kogu seeria kohta saab kasutada sõna revolutsioon, mitte evolutsioon. Ja C4, C5 mudelitega on CF Moto küll väga kaugele üle iseenda varju hüpanud. Meile räägiti, et mootor on kitsam ja tänu sellele on see isteasend mugavam. On, sest me tegelikult sõitsime täna päris palju dünaamika ja muidugi siis see vedrustus, ülihea kombo ja mis kõikide mudelite puhul võimsuse lisa on vägagi tuntav. Kuigi numbrid tähistavad kubatuuri ehk siis 400, 500, 600, siis ma tooksin siia paralleeli autode maailmast. Sellepärast, et ammu enam ei ole mootori maht oluline ja võibki öelda, et C5 on pigem võrreldav eelmise 625 mudeliga ja C6, no ma julgen võrrelda seda eelmise 800-sega. Esimene pakiraam kannatab 40 kilogrammi, tagumine 80 kilogrammi ja mis tegelikult igasuguste numbrite juures on oluline, kütusekulu on vähenenud 20% ja hooldusvälp on pikem, mis tähendab, et sina oma igapäeva kuludelt säästad. Aga nüüd ma räägin teile C6 Pro mudelist. Kõigele eelnevale lisaks tuleb mainida veel sujuvam, siidisem sõit, sest C6 Pro mootoril on 2 tasakaalustusvõlli. Ja mida CF Moto meile lubab, et see mootor ja kogu ATV saab väga palju paremini hakkama ka suures pakases ehk -25-30 ei ole talle prooviks ehk kui jõuab Eestimaa talv kätte. Me testime seda. C6 Pro'l on 54 hobujõudu ja 0-60-ni, mis on ATV maailma oluline kiirendus, läheb see masin alla 4 sekundi. Ja mis oluline, see masin on tutskem, ta on laiem, pea 30% rohkem amordikäiku ja clearance 320 mm. Kõigil 3 masinal on värvilised ekraanid, aga see C6 uus suur display, vau, ikka väga premium tunne ja mis muidugi teeb selle kasutamise ju taaskord lihtsaks on see, et siin on ka Apple CarPlay võimekus.
ja hea vaataja, mis muidugi sulle on oluline, siis C4, C5 CF Moto esindustes selle aasta esimeses pooles ja C6 aasta lõpupoole.